no tšau, Vlogmas 2. Istun siin õlutoas jõulutulede valguses, jõudsin töölt just koju. Õhtul on tegelikult igasuguseid üritusi ja asju, aga ma ütlen ausalt, ma ei viitsi mitte kuhugi minna, sest et mul on vaja natuke arvutis tööd teha, tahaks monteerida videot. Ühesõnaga, et saaks nagu joone peale nende asjadega. Homme ma lähen juuksurisse. Ja kuidagi tuli siuke tunne, et tahaks tere öelda, aga praegu ma mõtlen, et kui ma juba tere ütlen, äkki ma siis juba tegelikult räägiks ära selle, kuidas mul sünnipäev läks. Sellest, et ma ei ole teile siiamaani oma sünnipäeva kingitusi näidanud. Need võiks tegelikult ära näidata, aga põhimõtteliselt mul oli väga tore sünnipäev. Mul on mingid klipid ka, aga laias laastus oli niimoodi, et me läksime lihtsalt sushit sööma. Siis läksime kohvi jooma Rahvaraamatu kohvikusse ja siis läksime Humanasse 1 euro päevale. Et ma panen need klipid nüüd siia, mis ma sain oma sünnipäevalt, sest see oli väga kaootiline ja ma ei tea, mis siin sai, vaatame koos nüüd, mis siis videole nagu jõudis. Jooma või? See on täpselt paras. See on midagi. Mammusid ära. Väga ilusad. Kukub ära ja ma ei saa. Aitad ära tellida. Ma tegin. Vabalt tellida, siin on see. Sul kõrvad, ma olen külmad. Täiesti või. See on kade või? Võtsin hooga. Ikkagi tuletaks meelde endale, et kell on 1:30. Ja alles teine. Ja alles. Tee õhtus kokku. Õhtuks ma ei tee mingit kokkuvõtet. Meil on praegu plaan on selline, et me lähme mu vennatütrele sünnipäeva kingitust ostma. Kohvi jooma. Ja siis Ime nüüd. Ühele kohtus ilusti sugu. Ja me saame kohvi. Ja siis Humanas on 1 euro päev. Taust meeldib, palun, mis on muuted vahepeal ikka kasutada? Ei, parim sünnipäev. See on otse see live TikTokis. Ma oleks pidanud laivi tegema. Mina ei öelnud seda. Kas nüüd tuleb? Miks sa seda välja ütled? See on hea. Sa tunned ennast niivõrd mugavalt. Ja mugavalt. Ma räägin suures peres on. See on maitse. Kusjuures see on mingi uus asi siin. Aga oota. Spicy ühesõnaga, ma tahtsin seda sinnani jõuda. Vaatasite meie seda tripivlogi muidu või? Ma vist tahtsin vaadata, aga ma ei vaata. Midagi kaasa. Mina toon tordi siis, selge. Ma sain aru juba selle, et selles mõttes, et see piirid on. No nii, selline see oli. Tegelikult ma ostsin ka 2 raamatut
sealt raamatupoest. Kusjuures ühtede teiste sõbrannadega me just otsustasime, et me teeme Book-Clubi. See Book-Clubi jutt on juba aastaid ja aastaid kogu aeg käib. Ja ma siiamaani ei saanud aru, see olime siuke ühine õhtune istumine oli, kui me otsustasime, et me selle Book-Clubi teeme, nii et ma ei ole ka siiamaani päris kindel, kas see hõlmama hakkab ka raamatute lugemist. Aga miks ma praegu üldsegi siin räägin, on see, et tegelikult see jõulunurk, mis ma tegin, seal ei ole nagu mugav istuda põrandal. Aga ma lähen toon need sünnipäevakingituse asjad siia ja näitan need ära ja et ma lähen ikka istun sinna maha, sest see advendikalender on ka seal. Oodake korra. Teie jaoks 2 sekundit. No nii, vanainimene tõi tooli endale ja üldse ma ei tea, mis sellest jõulunurgast saab, sest et tooli pealt ei ole ta üldse eriti cozy. Et ma ei tea, ma mõtlesin isegi, et võib-olla ma kolin selle, kas mul on viltu, ma ei tea. Igal juhul ma mõtlesin, et ma kolin selle jõulunurga võib-olla üles üldse. Sest praegu näiteks mul on see valgusega statiiv üleval, nii et valgus on ilmselt kehva, aga me võime nimetada seda cozy'ks jõuluvalguseks jälle. Aga igal juhul on nagu on. Ma nüüd tegelikult oli niimoodi mu sünnipäevaga ka veel, et eelõhtul ma käisin Kerli juures ja me leppisime enne kokku lihtsalt, et ma võtan tordi lastele ja siis niisama istume, et ta ei pea nagu sünnipäeva. Aga siis kui ma läksin, siis see ikkagi nad tulid, panid tordile küünlad ja kõigil olid sünnipäeva mütsid peas ja laulsid mulle ja juba selline sünnipäeva tunne oli nagu eelneval õhtul sees, see oli hästi nunnu. Aga järgmisel õhtul või järgmisel päeval siis ma läksin, me tegime sellise vanainimese sünnipäeva keset päeva. Ja Kerli kinkis mulle ühe selle veel jõulutähe eelmine õhtu. Ja siis ema kinkis veel ühe jõulutähe. Ja siis ma sain tegelikult veel potirilli, neid pole praegu siin, ühe sain töö juurest. Ja ühe sain Mari-Liisi käest. Mari-Liisi käest sain selle rahalille ja siis töö juurest sain ka ühe. Võin teile näidata millalgi oma potirilli, kui ette see oleks. Ilmselt maailma kõige igavam asi. Tahate kõiki mu potirilli näha. Tõsiselt põnev, kes ikka põnevuse pärast siia kanali peale tuleb, siis on õigesse kohta tulnud. Ja Kerli veel kinkis, Ahto ja Kerli ja kõik ühesõnaga, selle mulle siukse svammi, kus on seep sees. See lõhnab hullult hästi. Granaatõuna oma. See on see, kui ütled inimestele, et ei ole sünnipäevi, siis keegi lihtsalt ei kuula. Ahto kinki selle svammi või lapsed, ma ei tea, ühesõnaga nende pere. Ja siis see üks šampoon, mida jubedalt vist pidi kiidetama, nii et ma hullult juba ootan, et seda kasutama hakata. Need asjad ma viin vannituppa. Aga siis see ema kinkis mulle siukse küünla mojito, lõhnaküünla. Ja siis tegelikult ema ja teised sugulased kinkisid mulle raha ka, aga ma ei ole nagu välja mõelnud, mida ma endale ostan, sest ma tahaks lõhna või mingit väikest ehet, mis nagu mälestuseks jääb, aga kuna ma ei ole suutnud otsustada, siis ma ei ole nagu uisapäisa läinud ostma. Et kui millalgi tekib tunne, et ma leian midagi, siis ostan. Aga Mari-Liis kinkis mulle terve toki lõnga. Sellist, mis värvi muudab, sest et ükskord, kui me olime tema juures. Siis, kui oli Egle sünnipäev, siis ma hakkasin seal heegeldama. Ja siis Egle kinkis mulle veini, vahuveini, mida enam ei ole. Ja sellise fliisi. Ma nüüd see lõhnab väga hästi huvitaval kombel. Ma tean, miks selle pärast, et ta kinkis mulle ka ühe küünla.
lõhnab mega hästi ja terve see fliis nüüd ka lõhnab selle järgi, sest nad olid ühes kotis, aga ma praegu mõtlengi, et mida selle fliisiga teha, mitte praegu ei mõtle, vaid üleüldiselt ma mõtlesin, et üks variant oleks see, et ma jätaks selle siia alla diivani peale, sest meil on teine valge fliis siin veel, siis oleks mõlema diivani peal nagu see või köögidiivani peal, aga ma arvan, ma ei raatsi, sest ma arvan, et mul nad määrivad siin ära selle ajal midagi peale või mida iganes, mis tähendab, et võib-olla ma viin selle hoopis üles, see on hullult ilus sihuke nagu mustriga ja panen näiteks voodi voodi peale nagu voodi katteks või nii. See on nii pehme. Ja ma viin selle kindlasti üles, sellepärast, et ma juba tean oma siin seda rahvast. Kindlasti ei ole see valge enam, sest see valge, ma ei tea, pesen seda kogu aeg. Ja ikka keegi suudab siia midagi peale ajada. Aga Egle läks ja all in ja tegelikult kinkiski kotitäie kingitusi mulle. Lisaks veel ühe tassi, sest ma armastan tassi. Tasse. Sellise. Ja seest on roosa. Ja ta on nagu ülihea selline madal, aga lai ja siuke tahaksid juua juba asju. Ja siis sokid. Influenceri sokid. Mis on naljakas. Siis Voova kinkis mulle kaardi. Kirjutus, väga armas kaart oli. Selline näeb välja. Ja siin oli sees ka head soovid. Ja siis ta kinkis mulle raamatu. Kuidas süümepiinadeta ei öelda. Ütles, et tal endal on see ja sellest väga palju kasu ja siin on ka pühendus sees. Ja selle ma kavatsen ka võtta lugemisele. Ja siis ta kinkis mulle veel inglikaardid. Et iga päev siis võtta kaart. Et mida inglid mulle ütlevad. No tegelikult võiks kohe võtta. Vaadata, mis inglid täna ütleb. Täna on küll juba päev hakkab õhtusse jõudma, aga see on tegelikult päris hea mõte. Iga päev võtta see kaart. Nii. Otsi edasi vastuseid. Ära anna alla, ära murdu. Enam ei ole palju jäänud. Natuke veel ja vastused hakkavad selguma ja õiged inimesed saabuma su ellu. Väga hea. Ma võtsin teile ka selle. Nii et võtame seda kui meie vlogi tiimi horoskoopi. Nii et vaatame, sellest võiks püsirubriigi teha enne. Siis ma sain kinkekaardi tennise kinkekaardi kolleegi käest täiesti ootamatult. Nii suur kingitus. Eratreening tennisehallis koos treeneriga grupi suurus sünnipäevaks pluss kuni 5 kaaslast. Nii et tegelikult ma saaks isegi sõbrad kaasa võtta või randoga 8 minna. Et me olime temaga just rääkinud sellest, et ma tahaks tennist minna mängida. Ma olen lapsena trennis käinud ja mul tennis hullult meeldib. Ja tütar mul praegu käib tennises. Ja see ongi sama treeneri kaart. Merilyn Cherry, kes kinkekaart siis, kelle juures mul tütar ka käib. Nii et ma arvan, et see saab ülilahe olema. Ma ei jõua ära oodata, millal ma saan ajastada endale selle trenni mineku. Ja siis ema kinkis mulle veel ühe veini. Selle ma tegelikult võtsin kaasa ühte kohta, siis kui ma külla läksin. Siis laps kinkis mulle sellise asja nagu trühvlisool. Väga lahe, ma ei jõua juba ära oodata, millal ma saan seda katsetada. Ma pean vaatama mingit retsepti, et ma ei tahaks seda nagu suvalt raisata, vaid kuhugi panna, kus nagu ta päriselt sobib. Et selles mõttes ka siin saame katsetada. Ja siis ta kinkis mulle selle komplekti, kus siis on 4 erinevat lõhna. Ja ma olen neist proovinud
no seda kollast on ja seda lillat minu arust ja seda heledamat roosat, aga seda tumedamat lillat minu arust ma ei ole proovinud. Või olen, meil on tegelikult paras kollektsioon neid, aga nendega on, mul on super hea meel selles mõttes selle üle, et neid ju kulub. Ja need on tegelikult täpselt siuksed asjad, mida ise ei raatsi endale osta kunagi. Aga praegu ma tahaksin ausalt öeldes lasta endale peale kohe seda enda lemmikut. Seda originaali, see on küll täielik nagu suvelõhn minu arvates. Aga sellega on see, et ma ütlen, alati mul tuleb meelde, et siis kui mul isa veel elus oli ja siis kui mul see peal oli, siis ta alati nagu ütles, et see lõhneb nii hästi. Siis kui me kokku saime ja kallistasime. Selles mõttes on see minu täielik siuke nostalgia lõhn. Vot. Nii et sellised sünnipäevakingitused. Mulle endale meeldib vaadata neid videosid, et mida teised inimesed sünnipäevaks saavad ja mõtlesin näitan teile ka. Ja need humanariided, mis ma ostsin, need ma näitan mingid eraldi videos, sellepärast ma ausalt öeldes ei ole jõudnud neid isegi selga veel proovida. Ja ma tahaks nagu proovida ja siis ma mõtlengi, et ma näitan teile ka äkki, kuidas nad seljas on. Aga nüüd on aeg teha advendikalender lahti siia lõpetuseks. Ja noh, kuna me üle päeva teeme, siis me saame 2 akent avada korraga või noh, kordamööda, aga siiski korraga. Nii. Siin on teises aknas põsepuna. Ja selle sama firma Põsepuna oli eelmine aasta ka advendikalendris, aga siis oli kreem. Ja seekord on puuder, mille üle ma ütlen, mul on tegelikult isegi parem meel, sest mulle endale need puudertooted nagu meeldivad rohkem. Aga no värv on ikka korralik. Väga eleroosa. Ja vaatan, tundub nagu, ta ei ole nagu päris matt vist. Aga ta samas mingi sädelusega ka ei ole. Bella on selle tooni nimi. Väga super. Oota, aga võtame siis selle kõrvale ka juba. Meie advendikalendri bingo, sellepärast et nüüd me saame ju siia peale risti tõmmata, sest et põsepuna oli meil bingomängus täiesti sees. Ja nüüd ma otsin üles, kus on 3. aken. 3. aken oli hästi all ja nurgas. Ja ma peaaegu arvasin, et seda polegi. Pisikene. Ja siin on üks väga väheseid asju, mida ma mäletasin, et siin selles on, selles kalendris. Vot, kui nüüd võtta jälle kõrvale see bingo, siis huulepalsamit seal polegi. Aga väga lahe. Nimi on Cherry on the Cake. Ja no reaalselt sädelusega selline kirsipunane huuleläiged on. Nii et vot, selline lugu. Ja Vlogmas 2 tehtud. Aitäh, et te aega veetsite minuga jälle. Ja näeme juba mõne päeva pärast.